Tervist! Tere! Täna räägime digipädevuste õpetamisest. Aga enne kui me hakkame siin pikalt aialt jahuma, siis Albert, sa võid öelda paari sõnaga, kes me üldse oleme sellised? Ja, mina olen Albert Lepik ja tema on Johannes Peetsalu. Ja kes me oleme? Oleme Tartu Ülikooli 3. kursuse ajakirjandustudengid. Ja töötame ka ajakirjanikena. Johannes on tudengi väljaandes 4. dimensioon, peatoimetaja ja mina olen Õhtulehes ajakirjanik. Ja lisaks oleme siis nüüd ka selle sama pool aastat olnud siis osa Tartu Ülikooli projektist Meediaklubi ja käinud andmas Eesti koolides loenguid just selle samal teemal, et suuresti selle sama kogemusele me täna ka toetume. Aga kõigepealt võib olla selline suur küsimus, mille me ka siia slaidile panime, et miks üldse neid digipädevusi või meediapädevusi õpetada. Ja esimene võib-olla selline lihtne vastus võikski olla, et noortel on selleks reaalne vajadus. Aga kindlasti mitte ainult noortel, vaid näiteks ka eakad on teine selline sihtrühm, kellel on väga oluline teadmisi viia, aga me täna räägime pigem noorte fookusega, sest meil on ka endal sellega lihtsalt suurem kogemus. Jah, sotsiaalmeediat on üha rohkem meie elus, igapäevaelus infot on üha rohkem ja see kõik teeb selle meile ainult aktuaalsemaks. Ja tegelikult veel ju miks käia koolides, miks rääkida noortele digipädevustest, on see, et see on võimalus saada ise pedagoogi kogemus. Mina ei olnud näiteks varem proovinud kätt sellega, et kuidas on teisi õpetada. Ja ma olin tükk aega mõelnud, et võiks ju päris põnev olla, et katsetada ka seda, räägitakse ju rohkem, et meil on õpetajaid vaja, et miks siis mitte ka ise proovida. Ja selline on see nagu hea võimalus tegelikult ära proovida see. Siis on praktiline viis ka ühendada see enda õppetööga, näiteks siis gümnaasiumis uurimistöö või loovtööga. Samamoodi ka siin samas Tartu Ülikoolis tehakse seda bakalaureuse või magistri tasemel, et uuritakse seda või siis tehakse mõni praktiline projekt just nende samade oskuste arendamiseks. Ja võib-olla siis viimaseks ka selline lihtsalt mõte, et see materjal saab sulle endale väga hästi selgeks, kui sa seda kellelegi teisele õpetad. Ja et kui sa õpetad, siis sa õpetad ennast veel kõige rohkem. Nii et me oleme pidanud ennast nendesse näidetesse ja materjalidesse sisse lugema, et seda tundi anda. Ja võib-olla vaatame nüüd ise ka mingeid asju täiesti teise pilguga. Aga siis, mida õpetada, on järgmine küsimus ja siia slaidile me tõime ka mõned mõtted. Üks kindlasti nendest on, et hirmu külmavad postitused sotsiaalmeedias on üsna sagenev trend ja et nendele vastu saada, siis tuleks õpetada just täpselt neid samu faktikontrolli või kriitilise mõtlemise oskusi, et neid võtteid läbi näha. Jah, et näha, et kuidas sotsiaalmeedia toimib just sellisena, et sellised postitused levivad ja mis on need märksõnad, mida endalt küsida, teadmaks siis, et kas see postitus nüüd vastab üldse tõele või mitte. Aga tegelikult ju teemasid on veel. On olemas ka algoritmide teema, et kuidas postitused sinu voogu jõuavad, olgu see TikTok või Instagram, et me ju teame küll üldiselt, et mingi masin neid postitusi meile siin ette kuvab, aga kuidas ta seda teeb ja miks ta just seda sellisena teeb? Need on ju olulised küsimused, mida küsida. Sest jah, esialgu võib tunduda, et mina ja Albert oleme väga sarnased inimesed, me oleme sama vanad, oleme mõlemad poisid ja me mõlemad õpime ajakirjandust. Aga sellegi poolest on meie see For You page või sisu on nagu tegelikult täiesti teine, mida me näeme sotsiaalmeedias ja see ongi seal nende sama soovitusalgoritmide tõttu. Jah, ja kuna algoritmidest juttu juba oli, mis on ju tehniliselt masin, siis ka AI ehk siis tehisintellekt on teema, millest rääkida. Üha rohkem on meil sotsiaalmeedias ju pilte, mille on genereerinud masin, videosi, mille on genereerinud masin ja ka juturobotid on üha kasutatavamad. Ehk siis ka see on üks oluline teema, millest rääkida. Ja kuigi see tundub üsna iseenesest mõistetav, et AI ja samamoodi algoritmid, et te võite mõelda, et ma tean päris hästi, kuidas see toimib, tõenäoliselt teategi, aga sellegi poolest ka enda kogemusena ma saan öelda, et kui koolis käime, siis paljudel on ikkagi näiteks vähemasti tehisintellekti puhul see arusaam, et tegemist on mingi masinaga, mis mõtleb. Tegelikult on siiski tegemist mingi programmiga või suure keelemudeliga, mis on programmeeritud andma meile kõige tõenäolisemat vastust. Et seal mõtlemiseks me seda siiski nimetada ei saa. Jah, ka mina tunnen seda sellest kogemusest, mis ma olen õpetanud, et tegelikult see on üks oluline asi, inimesed tihti tee vahet, mis asi on mõtlemine ja mis asi on pakkumine, aga et selle erisus teha noortele on väga oluline. Ja siis teeme ka slaidile ühe värskema näite, kus siis Tallinna koolidele
tehti, seda ei saa nüüd ähvarduseks nimetada, vaid seda saab nimetada pigem selliseks nagu kampaaniaks, kus räägiti sellest, et toimub suur koolitulistamiste laine ja see info levis eelkõige venekeelsetes Telegrami kanalites, sealt see sai alguse, aga sealt edasi ta päris kiiresti levis ka Snapchatis, Instagramis ja privaatsõnumites. Ja võib-olla miks see näide on hea, ongi sellepärast, et seal on näha neid sammu mingit infooperatsiooni elemente, sest et meile käis rääkimas sellest pärast ka Eesti Ekspressi uuriva toimetuse ja faktikontrolli reporter ja tema ütles, et tema enda nende tööriistade või teadmistega väga kiiresti tegi selgeks, et tegemist on materjaliga, need pildid seal sellest tulistajast, nendest mingitest relvadest, et need on tegelikult juba varem levinud meie naaberriikides samasuguste kampaaniate käigus või infooperatsioonide käigus. Ja tegelikult üks pilt näiteks oli ka pärit kuskilt Venemaa avarustest ja oli inimesest, kes siis päriselt oli koolitulistamise korraldanud. Aga seda oli lihtsalt kasutatud nüüd Eesti kontekstis uuesti, et hirmu külvata. Kõik, mis sinna oli juurde pandud nendele tekstidele, mis olid mujalt kopeeritud, oli tegelikult siis lihtsalt Tallinna koolide nimekiri. Jah, ja neid näiteid on ju tegelikult veelgi, kus on teadlikult valet levitatud sotsiaalmeedias. Et võtame näiteks selle sama sigade Aafrika katku kaasuse siis nüüd mõni kuu tagasi, kus siis oli ju väga palju erinevaid vandenõuteooriaid, väga palju väiteid selle kohta, kuidas need testid toimivad, mida sigadele siis tehakse, kui palju neid katkusigasid ikkagi on, mis see olukord ikkagi endast täpselt kujutab ja seal ikkagi tõde ja vale väga palju omavahel segunesid, kui inimesed läksid oma sotsiaalmeedia voogu vaatama. Ja et sellest paremini aru saada, tasubki mõelda kriitiliselt ja endale aru anda, et algoritmid söödavadki sulle kõike, mis toob sensatsiooni, aga see kõik ei pruugi olla tõsi. Ja nagu Johannes siin ka tegelikult ju mainis, siis ajakirjanikud ju aitavad väga sageli meil tõel ja valel vahet teha faktikontrollidega näiteks. Aga jah, miks me täna seda räägime, ongi see, et tõesti me ei saa jääda ainult ajakirjanike tööle lootma. Et võiks olla küll niimoodi, et tõesti, et meil need faktikontrolli reporterid teevad selle töö meie eest ära, aga ideaalis võiks olla nii, et meil ka endal on peas juba need häirekellad, mis löövad tööle. Kui me näeme mingit sellist sisu, mõtleme, okei, võib-olla see on praegu mingi infooperatsioon, mitte tõene. Et küsida endalt, et kas see tekitab must tugevaid emotsioone, kes on postituse autor, neid kõiki küsimusi tasub anda ka teistele edasi digimentordades, et oleks seda kriitilist mõtlemist. Ja järgmine küsimus on siis, kuidas seda teha. Slaidi peale me ka paar lühikest mõtet tõime. Üks on enda kogemusest siis lähtuvalt, et mõtle tunnikava selgelt läbi, koosta haaravad slaidid ja tund võiks olla võimalikult mänguline või auditooriumid kaasata. Albert, mis on võib-olla sinu näited siin selle teema puhul? Nojah, et mõelda tunnikava selgelt läbi ongi see ju tegelikult, et nii palju on millest rääkida, aga lihtsalt kõigest ei jõua. 45 minutit mõeldub ikka väga ruttu tegelikult. Võib mõelda küll. Mina esimest korda mõtlesin, et terve 45 minutit tuleb ära sisustada. Tegelikult aeg läks nagu linnutiivul. Ja siis tasubki meeles pidada, või mõelda õigemini läbi, millest mina sellel tunnil rääkida tahaksin. Et kas see on tehisintellekt või on see rohkem infohäirete temaatika, kõik mis leib sotsiaalmeedias, millest me rääkisime siin katkusigasega seoses või koolidele tehtavate ähvardustega seoses, valiti üks fookus ja minnagi samm-sammult, rääkida lahti põhimõisted, rääkida lahti näited ja niimoodi saab selle asjad ilusti selgeks teha. Ja tegelikult oluline on selle juures koostada ka haaravad slaidid. Et kui slaididel on ilusti märksõnad, mitte liiga palju teksti, aga samas ka mitte liiga vähe teksti, just parajalt. Et kõige olulisemad punktid saaks kaetud, et ka tagareas oli ja seda kõik ilusti näeks, siis tegelikult see ainult toetab sinu esitust ja ettekannet. No alati tasubki mõelda, et mis slaide mina tahaks näha või mis tunnis mul oleks huvitav olla. Et seda saab öelda ülikooli slaidide kohta ka, et seda on näha, et kui palju õppejõud seda läbi mõtleb, et kas ta toobki sinna ühe slaidi peale tõesti terve, eks ole, selle teoreetilise raamistiku või ta toob sinna mingid punktid ja sa suudad seda paremini hoomata ka nagu tudengina. Ja võib-olla siis ka see, et tõesti see mänguline või auditooriumi kaasamine samamoodi, et mõtle, mis need viisid on, kuidas sa saad need inimesed võib-olla isegi kohtade pealt püsti tõusma, et nad ennast liigutaksid ja hakkaks nende mõte ka paremini liikuma. Jah, sest kui peab ise kaasa mõtlema tegevuste käigus, siis ega pole aega, et kuskil nurgas istuda ja mõelda omi mõtteid samal ajal, kui õpetaja klassias räägib.
Ja tegelikult see on nagu parema praktilise arusaama, et üks asi on see, et ma tean, kuidas asjad võiksid toimida, aga kui ma need läbi katsetan, siis ma saan aru, aga need ju niimoodi täpselt toimivadki. Ehk siis igasugu simulatsioonid, kus me jaotame ära rollid, kes on sisulooja, kes on ajakirjanik, saabki need skandaalid ja igasugu need kaasused, millest me rääkisime ise läbi katsetada ja aru saada, kuidas erinevad inimesed toimivad ja mis see mulle tähendab, mida ma saan eeldada sisuloojalt ja mida ma saan eeldada ajakirjanikult. Ja tegelikult veel üks võimalus, kus saada infot selle kohta, et kuidas ikkagi tunde teha, millest rääkida, on siis nüüd meedia.ut.ee aadressist, kust leiad materjali, et oma tunde paremini läbi viia. Jah, see on siis Tartu Ülikooli õppejõud koondanud päris hea varamu ideedest või ka vahenditest või materjalidest, et mida te saate aluseks võtta. Üks näide veel, mis me ise oleme teinud, on siis selline lihtne harjutus või mäng, kus me küsime siis noorte käest, et kas see pilt, mida me teile näitame, on tehisintellektiga genereeritud või see on foto. Ja nagu on näha olnud, siis tegelikult polegi üldse nii lihtne harjutus, et võiks mõelda küll, et noored oskavad, nad saavad aru, et mis on tehisintellekt, mis on päris, ikka alati ei saa, sest... No, me võime teie peal seda näiteks kohe proovida, et mul on siin üks toodud, ongi siis, te võite mõelda, et kas see pilt on genereeritud või see on foto. Tavaliselt me niimoodi need paneme läbi segi ja siis anname kiiret vastuse, vot see nimelt on siis jah, minu poolt tehisintellektiga genereeritud. Ja mida me oleme näiteks selle sama mängu puhul näinud, on see, et inimeste nägude äraarvamisega ollakse väga osavad, aga näiteks see sama loodusmaastik on väga keeruline seda ära tunda, kas see on päris või mitte. Nii et jah, võib-olla mis siin nende nagu võtete juures kokkuvõtlikult öelda ongi see, et mõelge, mis teile endale oleks huvitav, mida te tahaksite teha ja kindlasti mõelge kastist välja, et see ei pea jääma selliseks traditsiooniliseks, mina seisan klassi ees ja teised kuulavad formaadiks. Jah, mõelge läbi, et kuidas te ise tahaksite, et teile räägitakse, kuidas te ise paremini aru saaksite, et liiga palju mängides muutub liiga mänguliseks, et teooriat on ju ka vaja, et leida see hea tasakaal. Tegelikult katsetad erinevad pidi läbi, võib-olla panedki endale 3 erinevat tunni varianti, üks on mängulisem, teine on teoreetilisem ja 3 on selline vahepealsem ja siis leiad, et üks neist 3 võtab minu arvates kõige paremini ja lähed iga tund saab erinevalt katsetada. Ega see, et üks tund teed ühtemoodi, see on ju algus. Me ju kõik õpime ja areneme. Ja see kindlasti palju sõltub sellest, et kui vana või mis klass või kes sul seal üldse publikus on, et ma mõnes tunnis olen ja näiteks selle sama simulatsiooniga natuke rappa läinud, sest et need rüblikud lähevad nii sinna selle simulatsiooni sisse, et nad hakkavad üksteist seal juba nügima, sest nad on umbes seal skandaalis siis need vastaspooled. Et seda peab mõtlema ka, et kellele sa lähed seda tundi andma. Jah, tähtis ongi, et katsetad, proovid ja ei tasu karta, sellepärast, et alati ei pruugi asjad minna nii, nagu arvad, et läheb, aga sellest ei ole midagi. Tuleb uus tund, saad uuesti katsetada ja alguses see võibki tunduda kõik hästi hirmus, et mida mina tean, kes olen mina, et rääkida, kas ma saan hakkama, kas need lapsed ikka kuulavad mind. Pole midagi, kõik on tehtav. Saime meie hakkama, saavad teised ka hakkama. Ja, tõenäoliselt nad ikka kuulavad juba sellepärast, et see teema on paljudele huvitav ja teiselt poolt tõesti, sa oled nagu võõra inimesena, on sul ka tõesti selline nagu võõra inimese autoriteet, et nad sind vähemasti tunni alguses nad kuulavad, kui sa nende tähelepanu sealt saad, siis see tõenäoliselt püsib. Teine asi ka igasugused tehnilised asjad, millele mõelda lihtsalt enda kogemusest. Ma võin rääkida, et minu MacBook ei tahtnud millegipärast ära ühendada ekraanidega mingil hetkel, siis ma lasingi endale slaidid mälupulga peale ja siis sain need niimoodi näidata. Et sellist nagu pisiasjad alguses tunduvad tegelikult, mis pärast teevad elu palju lihtsamaks. Ja lõpetuseks me tõime ka slaidile siis paar kokkuvõtlikku mõtet, mis selle teemal edasi anda. Näiteks tõesti siis see digipädevuste õpetamise viise siis loendamatult palju, et lihtsalt mõelge, mis oleks teile huvitav, mida läbi viia ja selleks kindlasti on mingi viis, kuidas ka neid materjale koguda selle jaoks. Ja ka teemasid on hästi palju, nagu me rääkisime, et võib rääkida rohkem tehisintellektist, võib rääkida rohkem infohäiretest, vali teema, mis ennast rohkem kõnetab, mida sa arvad, et on vaja rohkem rääkida ja räägi sellest. Ja õpid ka selle käigus ise väga palju. No siis ka see, et tõesti see vajadus selle sama info või nende oskuste järele paraku ajas ainult kasvab. Et kas või see sama koolide hirmutamise kampaaniad, me näeme, et neid on järjest tihemini ja samamoodi ka igasugused tervist puudutavad kampaaniad, et lihtsalt see
ühiskonna vastupidavus nendele infohäiretele nagu peab püsima kaasas selle tempoga. Ja võib-olla ka siis see, et see on tõesti kõigile tehtav. Jah, just. Et ma arvan ka. meie oleme saanud hakkama, siis ma arvan, et saate teie sama hästi, kui teil on lihtsalt endal see huvi selle vastu, et võib-olla see on ka üks põhiline asi, mida kaasa võtta, et kui teil on huvi selle teema vastu, siis seda on huvitav ka kuulata. Ja tunda alguses hirmu, et äkki ma ei saa hakkama, on täiesti inimlik ja okei. See ongi uus asi, proovida midagi täiesti teistsugust, aga see on ka üks väga põnev asi, mida teha. Aga aitäh kuulamast! Aitäh!